Paistab, et oleme eetris. Tere hommikust kõigile ja teate, meil tekkis siin eile õhtul ringis üks niisugune spontaanne idee, et jagasin siin mõnda oma mõtet, mis siin osade selliste uudistega, meediauudistega tulid. Ja üks asi viis teiseni ja siin me nüüd eetris olemegi. Meil on täis õnnest puudu Nelli. On ju, aga ta on meiega. Operaator kõps on puudu. Täpselt, mõttes on ta meiega, toetab kogu seda kontseptsiooni, mis me tahame rääkida. Ja kui äkki sa Maius Aluste praegu vaatad seda eetrit, siis see, mida ma kunagi lubasin, et ma olen nagu Lilian Kosekraanius laupäeva hommikul sinu ekraanil, see on nüüd täide läinud. Kuulge, aga okei, tegelikult on nii, et kuna meil täna tuleb üks hästi kihv linnalaager, kohe varsti liigumegi nii-öelda põhiteemade poole, aga seoses selle linnalaagriga minu kõrval on siis hellepae ilandamise, fermenteerimise, köögi ja ma ei tea, mis kunstide praktiline võlur. Oma beebidega. Oma beebidega, täpselt nii on ju, kes kohe hakkavad sinna laagrisse meil nii-öelda minema. Ja teisel pool, tada, Anneli Habonen, mitte lihtsalt lümfiliigutaja, mis Muda see. Mudamaalia, täpselt nii, mudamaalia. Lümfiliigutaja mudamaalia. Ning erinevate loodusteraapiate koolitaja, eks ole? No okei. Nii, aga teema juurde, et kuna meil varsti tulevad ju inimesed laagrisse, nii et proovime teha seekord kiiresti. Lühidalt äkki. Jah, nii et ärge siis ära kaduge siit eetri juurest. Kas midagi loosime ka või? No vaatame, kuidas läheb. Vaatame. Just, täpselt nii. Mul on muidu üks hea mõte, mida ma loosin, et aga jätame selle lõpu poole. Okei, aga ma alustan siis nendest kahest uudisest, mis mind kõige enam kõnetasid. Ja esimene uudis oli see, et kui ma tegin selle, mis ta iganes koha lahti, kus neid uudiseid näeb, vaatas mulle vastu see, et Eesti inimese keskmise vanus on 42. Minul kohe klikkas ära selle, et mis seal elueaga nüüd juhtus, aga ei, lugesin teist korda ja sain aru, et Eesti elanikkonna keskmine vanus on 42 aastat. Mõtlesin, et mida jee. Ja siis tuli ka kohe teine mõte. Ossa nuga, kui palju naisi istub vanuses perimenopause, menopause ja nii edasi, et just see östrogeeni loeng oli mul ka ära ja rääkisin siis sinuga ja sa ütlesid, et oi, rääkisin Nelliga, Nelli ütles, et mis 42, et mul näed siin 30-sed plussiga juba kirjutavad sellest, et kuumahood ja mida seal kõike veel on ju. Ja teine oli siis see koht, et Tervise Arengu Instituut viskas selle uudiskirja postkasti ja seal oli siis see, et ikkagi endiselt esirinnas on veresoonkonna haigused ja kõik need probleemid, mis sinna kaasa tulevad. Miks mul need tüdrukud on käekõrval vähe sellest, et me magasime koos, me sõime koos. Käisime saudas koos. Me käisime linna peal koos, on ju, sest linnalaager, me käisime linna peal uitamas. Ja öisid tulest vaatamas. Aga miks nad minu käekõrval on, sest et tegelikult tulen korraks tagasi selle östrogeeni loengu juurde, mis tegelikult aitäh teile vaatajatele oli YouTube'is üks populaarsemaid mul. Et see vaatajate hulk oli täiesti muljet avaldav. Et teema on siis aktuaalne. Ja tõesti nii on. Et kui me räägime, et see keskmine Eesti elanikkonna vanus 42, see on juba see koht naistel, kus hakkavad esimesed häirekeelad tulema, et selle östrogeeniga on midagi väga valesti. Ja valesti ongi need kaks asja, et miks üldse kunagi see hormonaalasendusravi nagu aktuaalsest tuli, ongi see, et östrogeeni langemise tagajärjel tegelikult on suur oht täpselt nendes samadel veresoonkonna haigustel. See on üks asi, nii nagu lauas sai räägitud tavakeeli, et süda läheb räbalaks ja kondid luud lähevad õredaks. Nii et sellepärast tegelikult seda östrogeeni nagu ongi nagu mõtet hoida. Keegi paneb meile järjest, kas meid pole kuulda või? Ei, olid nüüd siuksed näpud. No kummad siis? Ühed näpud on nii, ühed näpud on naa. Kummad näpud jäävad? Ma ei küsinudki, kas meid on kuulda. Ei ole kuulda. Ei tea, oota, ma vaatan kohe äkki mul tuleb siit mingid teemad, sest ma ei taha panna, muidu on vaja efekt, kui ma panen selle telefonist sisse. Aga
aga kohe ma teen selle lahti ja siis on näha, mis toimub. Võib-olla meid tõesti ei ole kuulda. Ei tule pommikust. Ei, täitsa kuulda. Okei, las ta olla, siis me ei tee sellest lihtsalt välja. Las ta jääda nii nagu on. Kellelgi ei meeldi meie korrus kõrgemale. Jah. Ok. Ja ühesõnaga see östrogen on nagu oluliselt oluline. Aga ette rutates ma ütlen ühe asja, et tegelikult Annelile väga see mõte meeldis kui lümfiterapeudile. Sulle kindlasti ka, kui sihtgrupi näost. Ma olen sihtgrupis. Me oleme sihtgrupp. No võt. Okei, hea küll. Ja siis ma räägin seda teile, ma kõigile ja teile ka. Aktuaalne teema. Et asi pole mitte selles, et östrogeni tase langeb ja seda kindlasti, vaid kõige suurem probleem on selles, et meil drastiliselt kukub östrogeni retseptorite tundlikkus. Ja nüüd sõna tuleb sulle, sellepärast, et seda tundlikkust esiteks ärge proovige oma günekoloogi, oma perearsti, ma ei tea, seal seina vastu suruda. Ei ole olemas teste, kaudsed testid on olemas, mikrobiomi kaudu on võimalik välja võtta, kui heas või halvas seisus need retseptorid on. Aga see on keeruline, tegelikult on parem asju ennetada. Ja siis sõna sulle ja minu küsimus järgmine. Milliste võtetega ja milliste lahendustega me saaksime oma keha, ütleme siis vereringet, mikrotsirkulatsiooni ja igasuguseid muid asju parandada, on ju? Ja mis ma nüüd ikka vastan sinu eest kõik ära, räägi ise. Ja mis uued mänguasjad sul on? Millist sa mõtled? Kõiki. Kõiki jah. Et ega seal ongi, et me peame lihtsalt hoidma oma enda seedimise kõik organismi korras. Et hommikuti see, ütleme see kuivarjamised ja ütleme külma kesta, kellel meeldib kündus ja sellist ja liikumine, eriti 40+ sa pead järjest rohkem liikuma. Aga miks peab liikuma? Vot tegelikult seal ei ole mitte ainult see, ja lihasmass on hästi oluline, et me seda ei kaotaks, muidu östrogeni langusega langeb ka lihasmass. Aga tegelikult on probleem, et meil aeglustub ainevahetus ja mida aeglasemaks läheb ainevahetuseks, mida aeglasem on ainevahetus, seda kehvemini liigub ka lümf. Lümf on prügisüsteem. Ongi, et lihtsalt, et organism meil saaks puhastuda, et lümf saaks korralikult oma ülesannet täita, siis hormoonidega ta koos tegelikult ju vastutab selle meie organismi selle puhtuse eest, on ju. Ja kui nüüd üks ei ole nagu väga heas korras, on ju. Kas sa räägid vabandust sellest koolitusel või? Jah. Vau, sul on järgmine koolitus. Järgmine nädala lõpp on muda koolitus ja 9. mail on. Aga kus sa seda juttu räägid? Seda ma räägin kuskil sinna vahele. Mõlemas võin kasutada. Kas ma võin korra ette lugeda? Ja loe. Naised, kuulake nüüd, ma praegu loen teile lümfiterapeudi konspekti ette. Hormoonid nagu kortisol ehk siis neerupealistest mõjutavad immuunrakkude tegevust lümfisõlmedes ja muudes lümfiorganites. Ja. Stressihormoonid võivad lümfotsüütide aktiivsust vähendada. Ideaalne, vaata mis märksõna mul on viimane, kortisol täiesti. Nii oma, sellepärast ongi, et hakkab meil see kehakaal juurde tulema, et kui meil see stressihormoonid tõusevad, tuleb juurde, on ju, me ei liigu, me jäämegi kuskile endasse kinni, on ju, et jätamegi. Ja see on nagu ringiratas. See on nõiaring. Et lihtsalt, et ennast tuleb kokku korjata ja lihtsalt endale teha. Et ise enda tervise eest hoolitsemine on kõige odavam asi. Kui varjamine? Nii. Räägi, see on üks sinu mänguasjadest, mida sa oled inimesele õpetanud, näidanud ja promonud. Et ma olen päris teinud, ütleme, ise nagu üles loonud on ju, kuna ma tegelen ka see või õpetan ka spa-teenindajaid on ju, üldiselt selle keha hooldused ja kõik asjad need on ju, et ja õppinud olen ma lümfiteraapiat ja seda, siis ma panin enda jaoks kokku sellise keha harjamise, mis on nagu, ma näen, et ta toetab minu lümfisüsteemi. Ehk ta on terapeutiline. Ta pole lihtsalt vidin on ju. Et ma lihtsalt koorin seda surnud naharakke maha,
vaid ma lihtsalt teen hommikul või on kuskil 15 minutit maksimum. kes soovib seda videolinki, siis me saladuskatte all võime seda jagada, aga ma tahan näha neid kommentaare siin all. aitäh teile, nii et kirjutage sinna, kes paneb, et soovin, saatan sulle lingi. ja seal on Anneli Haponeni, Eesti parima, ainsa tunnustatud, minu poolt tunnustatud lümfiterapeudi. Riina paneb mulle alati neid tiitleid kogu aeg. ja siis ma kogu aeg lähen punastama. ei no nii on, ei ole vaja punastada, aga ühesõnaga täiesti videosse võetud sinu lümfi harjamis, kuivharjamise ja seda ma nagu räägin, et kõik minu enda patsiendid, et nendele ma ka räägin seda, et mismoodi ise, et kuna ma tegelen ka nende onkoloogilistega, siis nende jaoks ma töötan välja nende enda skeemi, et see on puhtalt personaalne, et see ei ole niimoodi, et kõigil ühtemoodi nüüd on ja, vaid ta ongi, ma igale inimesele lähenen personaalselt, et teda aidata. aga saun, vaata, meil on linnalaagris täna 2 asja, meil on idandamise fermenteerimise töötuba ja meil on deep detox saun. aga mida annab saun? ja just nimelt see saun, mida te Nelliga teete, ehk siis ei ole mitte lihtsalt tere keris sisse, vaid see ei ole, see on madalal temperatuuril ja võietega ja me teeme ka ennem seda harjamist seal on ju ja valmistame keha ette selleks saunaks ja see on madalal temperatuuril ja me oleme pikka aega ja samas seal tekibki selle parasümpaatika hakkab tööle, mis laseb meil ülejäänud organismil rahulikult töötada. just, ja vot nüüd selles kohas ma mõtlesin, kas sa ütled seda või ma pean ise ütlema. aitäh sulle, aga tegelikult sa ütlesid hästi olulise koha, et ma tulen nüüd jälle nende östrogeeni retseptorite juurde tagasi. et kallid sihtgrupi naised ja kes te sinna sihtgruppi ükskord jõuate, arvestades Eesti keskmist vanust, siis nagu sai mainitud, et kõige tähtsam on see östrogeeni retseptori tundlikkus ja isegi siis, kui kehal on tšutikene, natukene tuleb ikkagi seda enda östrogeeni. aga retseptorid on võimelised 120% selle vastu võtma, siis juba on hästi. ja vot selleks, et need retseptorid toimiks, ennetame harjamisega, liigutamisega, just nimelt saunas käiguga, vot see, mis me räägime, see deep detox saun, sest võided, mida me kasutame, seal sees on eeterlikud võid ja läbi nende me saame ka neid tukkuvaid retseptoreid niimoodi tõk äratada. sa ütlesid 1 minu tulevase toote peale, et millal see tuleb, on ju? menopausikrem. okei, nüüd tuleb. retseptori äratus, jah, et sellest me jõuame rääkida. aga see. siis on mul veel see, millega, mis mul väga meeldib. mu lemmiktööriist on ka muda. et see surnumere muda on ju, see on selline, ma olen teda proovinud igat moodi on ju. ja ta on ikka päris võimas. ta on unikaalne, vot selles mõttes ta on ikka nii unikaalne. nii ütleme liigesprobleemidega korral on ju. muidu ma jändasin oma põlvega tavaliselt mingi 3 kuud peaaegu. nüüd mul ei ole, mul on kuu aega ja mul on see liigesprobleem. muide, ma proovisin, kuna ma tegin nüüd sinu jaoks, noh, mitte ainult koolituste jaoks, vaid ka sinu nii-öelda tegevuse jaoks surnumere ja ränivedika jahu segu, ehk siis diamaadisegu. ja ma proovisin, kuidas ta lõõgastusefektid on. noh, selge see, et määrisin näkku, on ju. ja kuna oli veel ka vaagustofi õli, eks ju, käepärast, siis no siis oligi, et mul ei ole oluline, mis värvi see köögipõrand praegu on või millise kooslusega, et mudakoolitused on millal? 3. mail on esimene. see grupp on täis? see grupp on ületäis. plaani ületäis. paar kohta on veel ülejärgmisel või tähendab jah, mis siis on 17 või? jah, 17 mail, ahah. nii, ja lümfiteraapia ja kes tahab loodustoodete koolitus on Tallinnas. on 9. mail ja Madara 29. et kas siis vaadake, et ma räägin seal just sellistest asjadest, et näiteks, et kuidas
kuidas kasutada loodustooteid just ütleme nende tursate ja lümfiprobleemidega. Et kui on mingisugused traumad olnud ja jalad turses või võetakse kips ära ja ei taha turse alla minna, on ju. Ja kuidas tahab mõjutada lümfisõlmede ja muudes lümfiorganites. Et need, et sellist asja ja siis mida ma olen, see on mu enda kogemus koolitusega, et ma olen seda nüüd saavutanud need head tulemused, on ju. See on empiirika peenes keeles. Okei. Aga tulge koolitusele. Aga tulge koolitusele ja tegelikult on see koht, et juulis on kihvt naager, Makol, kus ma paningi sellele pealkirjaks hormoonid, emotsioonid ja raamid. Ja alati on meil saunad, alati on meil tünnid, juulikuu tünn tuleb eriline, kuhu sisse me teid kastame. Ja saun ja kõik need muud asjad ka sinna ja siis Anneli ka räägib hormoonid nagu kortisol mõjutavad immuunrakkude ja nii edasi. Et see on nagu see koht. Nii et ja, me saame nagu väga palju loodustoodetega, looduslahendustega ja loodusteraapia võtetega just nimelt ära teha selleks, et meie retseptorid teeks meile ja rüüpaks taga östrogeeni, ka seda piskut, mis nagu järgi jääb. Aga Helle, meil on olemas veel selline asi nagu toiduteraapia. Et tegelikult meil on ka selline mõiste olemas nagu hormonaalasendusravi ehk me saame läbi toidu kätte, mille õige fütoestrogeeni. Just, ja kui paljud arvavad, et fütoestrogen on kindlasti purgist võetav asi ja on seisundeid, kus ilma selleta ei saa. Mina isiklikult näiteks tarbin ka 2, üks nendest on Magic Yams, ideaalne, üks on punase ristiku teema. Sest vahest on puudu, vahest on vaja natukene rohkem, aga veel kord, enne veendu, et su retseptorid töötavad nagu vingelt, sest siis, kui sa laod peale või laed peale ükskõik millist asendusravi, on ta füto või on ta siis nii-öelda sünteetiline asi, võid sa osutuda nagu väga halvas kohas, et sellest oli ka minu pikk loeng, kes soovib seda kuulda, kirjutab siia alla. Okei, aga fütoestrogeenidest rääkides, näita meile neid. Näitan. Näita. No siin kõigepealt kohe võtame redised, siis tead, võtame selle järgi. Lambaläätsed. Alustame lambaläätsed. Absoluutselt. Inglise keeles fenogreek. Jah, iga naise kõige parem. Võtta see on külmkapi serva peal vist minu meelest, et ta seal purgi sees on, et näitame kohe eetrisse. Siin on tõusmena, eks ole. Külmkap. Tšukene nunnune. Ma loodan, et ekraanist on näha seda. No siin on. Siin on ta suurema tõusmena. Ja kui sa teed... Ja siin on kohe suure tordina selline mõnus. Kui sa teed külmkapi ukse lahti, siis näitame miukesed tegelikult vägilased nad on, kuidas nad selle purgi sees seal hullu panevad sõna otsa. Allpool. Peitu läks või? No siis läks peitu, siis tulevad laagrisse ja näevad, las olla. Ja, tulge laagrisse ja kui te tahate samasugust idandamise ja juttude ja töötuba, siis saab kindlasti. Ja mis meil fenogreek on? Fenogreek on sõna otses mõttes fütoestrogeeni. Hormonaalne tasakaal. Täpselt. Ehk kõige parem purk on selline purk, selline suur purk, kus võtta neid peoga. Sellepärast, et teate, mis on nende kõige kihvtim osa? Nad on kõige paremas omastatavas vormis. Ja mis siit tuleb veel lisaks kaasa kõik need jõudained, vitamiinid, mineraalid. Nihukese lahengu saab. Et nagu mikrobioom ütleb aitäh. Ja mitte ainult mikrobioom. Ja kõik. Kortisol langeb ka, sest eile me rääkisime millest. See on teraapiline tegevus ongi. See on see. Teed pai oma jah, mina ütlen, minul on beebid. Hommikul võtan beebid üles, õhtul panen tuttu. Et kui lapsed on suured ja tahavad beebidega tegeleda, siis on need taimebeebid on väga hea. Nad on ju beebid, eks. Tead, mis hormooni me veel läbi sellise beebi hooldamise saame? Õnnehormooni. Oksütotsin. Just täpselt see on. See viib kohe kortisoli taseme. Issand kolmas. Jaa, okei. Ja see ongi väga, selles mõttes, et mina ütlen ka, et see on terapeutiline toit ja see on terapeutiline tegevus. Ehk see ongi, kui sa veel ise selle teed ja
tulemusi näed, seal on dopamiini, seal on serotoniini, seal mikrobioom teeb seestpoolt kalli ja pai on ju, issand mida kõike. aga kui keeruline see on? Keeruline ta on ainult siin. Ise mõtled endale keeruliseks. Tegelikkuses on imelihtne ja isegi kui oma vigadest õppida on alati kõige parem. Ja mis on kõige suurem viga, no millega sa võid nagu niimoodi kapitaalselt eksida, et oi. Ära kuivatada. Ära kuivatada, jah. Mis veel? No ma ei tea, läheb mädanema. Mädanema, jaa, ära kuivatada, ära uputada. Kaks äärmust. Ei tohi kuivale jätta ja ei tohi... Ja teate, mida teeb Helle meie koolitustel? Temal on blokskeemid. Täiesti lihtsalt blokskeemid. Mitu grammi? Kui kaua? Kuhu kohta? Ja mida teha? Ja seda blokskeemi ma täiendan sellepärast, et mul nüüd tekkis täitsa kohe huvi. Et lisaks sellele skeemile on mul teine skeem ka veel, et välja tuua inimestele näidata, see on küll koju ja arvutisse ja nii edasi. Ei ole probleem. Aga et just, et kui odav see tegelikult on ise teha, see on nagu... Sa saatsid mulle arvutuse, sa kirjutasid mulle, et kui palju sa võtsid, meil on nii pikk kirjavahetus olnud, et ma ei pruugi seda kohe leida, aga sa kirjutasid mulle, kui palju sa panid grammides seemneid. Ja. Oh jumal küll, siis ma panin sulle mingid pikad saagad. Ma arvan, et see on sul kuskil... Aga ütleme, see vahe oli üsnagi nii, et 30 grammi ja midagi 700 grammi tuli vanti. Aga see oli hernestega, oli 100 grammi herneid ja tulemus oli 300 grammi tõusmeid. Oli nagu üks, mis ma vaatasin, aga see, mis ma sulle saatsin, oli muunkuba. 70 grammi muunkuba panin tetrapakki. Ja tulemus oli, seesama siin kaal on näha. Näed, ja 70 grammist tuli 574 grammi tabaari. Vägev mütakas. Täiesti, et mitte millestki saab korraga väga palju. Ja saab nüüd mõnusad mungoatikukesed niimoodi. Mis me nendega täna ei näita? Me pärast näitame teile fotosid, paneme siia üles. No teeme ühe vokiroa. Me teeme ühe vokiroa ja siis te näete, mida kõike saab. Nii, et kes tahab ka selliseid koolitusi veel juurde, sest meil on praegu suveplaanid lahtised ja amerad. Et me mitte lihtsalt ei näita, kuidas näpud mulda panna ja muide, me näitame ka seda, kuidas näppe mulda mitte panna. Just, et ongi, et sa saadki valida, et kas mullaga, mullata, veega. Et see oma lemmiku leidmine. Ja, et ongi, kui ei taha mulda, ei peagi võtma mulda, saab ka ilma mullata, näidised on olemas. Et jällegi katsetus, muld, kookos, vesi. Täpselt, muld, ei ole suur hüdropoonika on ju ja imeline siis savimaja, kõige parem niiskushoidja. Et seda on kindlasti. See on nagu väga hea. Ja mis me veel räägime, aga siis me räägimegi, et nii, kui sul on võetud näiteks fookus, et sa tahad tõesti oma seda fütoestrogeeniina, ütleme siis fütoestrogeeni abil seda olukorda parandada, siis näiteks võtadki lambaläätsed, võtad adžukivad, võtad herned, võtad, kes me siin veel kirjas olid, belugaläätsed ja brokkolit võtaks mina ka alati. Sina võtaks nad sellepärast, et meil on vaja veel ka maksiksu korras hoida, sellepärast, et see kõik, mis Anneli tegevuse tagajärjel siis nagu koguneb, et saaks ka ilusti välja viidud. Jäätmekäitlus tehasesse. Ja see on püramiid, mismoodi peab sa pead seda sinna poole näitama. Ilmselt pead sinna kaadrisse näitama, parem tulge koolitusele ja siis saate teada. Aga kaadris lähte teist. Ma tahan seda juttu tegelikult lõpetada ühe hästi olulise sisendiga veel. Ma rääkisin selles östrogeeni loengust östroboloomist. Östroboloom on, ütleme siis, naiste üks siukene eriline bakterite sümbioos. Ja sellel östroboloomil on üks võluvõime. Mikrobioom, östroboloom, ühepõllumaasikad, et nad on ikkagi heade bakterite kooslus, aga kuulake nüüd hästi tähelepanelikult, pange korraks kohvitassid käest ja kuulake nüüd. Östroboloom on võimeline taas tootma meie keha östrogeeni. Saate aru, et need tüübid, need pisikesed kustid, villed, kreeted, kes on selles östroboloomis elavad, nad on võimelised taas tootma, millest fütoöstrogeenidest loomulikult, seda meile hästi vajalikku östrogeeni. Eks ju. Ja mida nemad soovivad? Nemad soovivad neid samu asju. Et oleks kiudained,
nad soovivad fermentatsiooni, et erinevad hapendatud asjad, kimchid, kombutšad ehk teeseened, mida kõike sinna veel, toimivad lümfiringed, absoluutselt. ja see on sul sõnas mõttes tasuta käes. väga vähese vaevaga. absoluutselt. nii et ongi see koht, et teate mis, aga päriselt mina lõpetaks meie selle eetri ära, et tulge tõesti meie koolitusele. tulge hea, sest et esiteks te saate väga palju infot, punkt 1. Te saate adekvaatset infot, sest kõik on oma ala tegijad. sul on idandamise praktika, mis me siin nüüd arvutasime, eile arvutasimegi 20 aastat või? no selles mõttes ja, et no, tuleb. see esimene anum on jah. ei rohkem, mina sain. ma just, noh sinul oli vist juba mingi 20. ma täpselt ei mäleta, aga igatahes mul on jah ikka pensionäri. et ei ole eile alustanud. ja, et need lõpud. lihtsalt vahepeal läks soiku. ta lähebki vahest soiku. ja selles mõttes on ja see on okei, uus tulemine on alati võimsam. võimsam. jah, nii ongi. kogemusi on nii palju juurde. lümfiteraapia kogemust. 2005. aastast 20 aastat. staažikad naised siin kõik koos, eks ole, no jah, just ole. ja mina siis jah, biokeemik ja siis ka toitumise endokrinoloog ja nüüd on vist see koht, et vaja auhindlusid on. okei, see, kes kirjutab siia alla, et ta kindlasti tuleb juulilaagrisse, et ta tahab teada, millal on järgmine idandamise fermenteerimise töötuba. Kus kohas asuvad ja kus toimuvad Anneli koolitused nendest kõikidest asjadest, mis sa rääkisid. Kes tahab meiega chillida ja hängida ja saada seda infot, kirjuta alla, ma tulen igale poole, võtan sõbrannad ka kaasa. Ma esmaspäevast alustan oma super tervis, super toidust raamatumüügi. See nüüd kohe-kohe sõidab väravast sisse ja on saadaval. Ja siis ma loosingi välja selle raamatu sellele, kes kirjutab selle. ma kirjutan. kirjuta, jah. ma juba kirjutasin. Fine, kuulge, aga loosimise ma siis teen ära tänase päeva lõpus. Ja me tuleme veel mitu korda eetrisse näitamaks, mis meil kõik siin põnevad nende beebidega ja mitte ainult beebidega toimuma hakkab. Nii et veel kord, jäta 2 märksõna meelde, on olemas, ei 3 märksõna, on olemas korras lümfiringe, on olemas eluterve östroboloom ehk siis üks meie mikrobiomi osa ja on olemas selline asi nagu östrogeeni retseptor ja usu mind, asi punkab, nii et sina, Eesti naine, keskmise vanusega 42, astub meie östrogeeni parteisse või östroboloomi parteisse. Kusjuures oli see, et vaata see menopausi aeg on 10 aastat. ja, no ma räägin, et neil just küsis, et millest see võib olla, et naised siin räägivad kuumaood ja öised hilistamised, et see ei ole okei. noh, see on, ütleme siis nii, nad kaasavad sellega, aga on naisi, ma just ennem ka rääkisime teile, et on naisi, kes ütlevad, et mis kuumaood. Tädi ise mingi, ma ei tea, juba ammu kliimaksist ka mitukümmend aastat. ei, ta ütles, mina küll ei tea, et oleks siuksed asjad on. Ju selle östroboloomiga on tal kõik nii hästi ja ju siis tal on kehas kõik nii hästi, et see natukene, mis keha normaalseks toimimiseks vajab, ju siis saab kätte ja seda on võimalik taastada ja edu meile kõigile. Aitäh, tšau kaka ja kes nüüd läheb vajutab end nuppu. Ma jõudsin vist ennem. Sa jõudsid ennem. Ja veel korra end, ole hea. Ja tead, kuumahood. Siit ei taha endi minna.